India sai tõesti oma asjad korda, kui asi puudutab terrorismi vastast võitlust. Tubli töö, indialased! Te kõik teie miljardid, sest me vajame teid, et võidelda meie ühiskondade tagasitoomise eest šariaadi seaduse võimule tuleku äärelt. Siiski tundub, et mõned inimesed Ühendkuningriigis arvavad, et selline video on legitiimne. Ja kui ma ütlen selline video, siis ma mõtlen India juhi lavastatud ISISe hukkamisvideot. Ma sooviksin, et saaksin öelda, et teen nalja. Ei, siin pole mingit liialdust. See on sõna otseses mõttes jälk video. Ja see tuli pärast seda, kui nende peaminister Narendra Modi ütles seda. Sõbrad, täna Bihari pinnasest ma ütlen kogu maailmale. India tuvastab, ähvardab ja karistab iga terroristi ja nende toetajaid. Ta ütleb siin, et India tuvastab, jälitab ja karistab iga terroristi, nende käsitlejaid ja toetajaid. Ma mõtlen, kes ei tahaks elada maailmas, kus sinu juhtkond ütleb, hävitame terrorismi. Kes ei tahaks seda? Selgub, et mõned inimesed Inglismaal ei taha seda, aga oi, me jõuame selleni kohe varsti. Maa otsani. India vaimu ei murra kunagi terrorism. Terrorism ei jää karistuseta. Terrorism ei jää karistuseta ja me jälitame seda maa otsani. Ja, Modi. Suurepärane, me kõik oleme ühel meelel. Iga mõistlik inimene nõustub sinuga. Lõpetame terrorismi. Neile, kes ei mäleta, mida terrorism tegelikult tähendab, guugeldame selle. Terrorism, tähendus. Mida see tähendab? See tähendab, et terrorism on vägivalda või vägivalla ähvardust kasutav teadlik tegevus tsiviilisikute või mittevõitlejate vastu, et külvata hirmu ja saavutada poliitilisi, ideoloogilisi või usulisi eesmärke. See tähendab, et vägivalda kasutatakse teadlikult oma poliitiliste, ideoloogiliste või usuliste eesmärkide saavutamiseks. Ma küsin teilt, imelised vaatajad, kui vastuvõetav on teie jaoks usuline vägivald või üldse igasugune vägivald? Ja kas te nõustute, et vägivald võib-olla lihtsalt ei tohiks olla miski, mida me lubame? Kui te olete sellega nõus, siis ei ole Modi öeldu üldse vastuoluline. Terrorism tuleb peatada. Tehakse kõik endast olenev, et õiglus jalule seataks. Landa on selles otsuses kindlasti kindel. Kõik, kes usuvad inimlikkusesse, on meiega. Tänan erinevate riikide rahvaid ja nende juhte, kes on neil aegadel meiega olnud. Kõik, kes usuvad inimlikkusesse, seisavad meiega. Sa võiksid arvata, et see on loogiline. Jah, tõesti, kõik, kes usuvad inimlikkusesse, välja arvatud see mees. Hädaolukorra teadaanne, mu kallid vennad ja õed. DNI-feed on arreteerinud Narendra Modi. Nagu näete, oleme arreteerinud Narendra Modi genotsiidilise aabia. Tooge ta siia alla, tooge ta alla. Mu kallid vennad ja õed, te peate meeles pidama aktivismi maailma. Vabadus on meie endi kätes. Kui me ei seisa oma rahva plaani eest, siis mitte keegi ei tee seda. Mitte keegi ei tee seda. Ma kutsun igaühteist üles meeles pidama, et ühel päeval on Modi käeraudades niimoodi, kuid see kõik sõltub teist. Liitu DNI-feediga, liitu aktivismi maailmaga, tõuse püsti ja tee oma hääl kuuldavaks, sest nüüd või mitte kunagi. Nii et, kas on huvilisi? Kas keegi tahab saada DNI-feedi osaks? Muide, kes see mees on? Islamistlik äärmuslane Shakil Afzal lavastab ISISe stiilis hukkamise, kus osaleb näitleja, kellel on Modi mask. Need äärmuslased lähevad üha kontrolli alt välja. Kui kaua britid seda veel taluvad? Narendra Modi peab kutsuma Ühendkuningriigi esindaja Indiasse ja protestima. Muide, see on see tüüp. Tal on 16 000 jälgijat. Tegelikult ei huvitada kedagi. Ja ometi muutub selline käitumine üha tavalisemaks.
Ja võtame lihtsalt juhi, kes ütleb, et meile ei meeldi terrorism ja me peaksime terrorismi vastu võitlema ning teeskleme, et viime ta hukkamisele. Jah, see on geniaalne. See on nii tark. Pea meeles, et Suurbritannias on nii palju indialasi. See on nii uskumatult solvav nii paljude inimeste jaoks. Aga lisaks sellele, et see on solvav, on see ka frustreeriv ja vihastav, et need inimesed, ja sa tead täpselt, keda ma mõtlen, kui ma ütlen need inimesed, levitavad sellist sisu internetis ja muudavad selle täiesti tavaliseks. Muide, iroonilisel kombel öeldakse, et me peame moodi vastu astuma, kuna ta võimaldab genotsiidi. Kuigi moodi ise väitis vaid, et me peaksime tegelema terrorismiga. Ta on väitnud palju asju, mitte ainult seda, aga et me peaksime tegelema terrorismiga. Kas see oli kogemata tehtud mööndus? Kas see oli selle mehe poolt väike freudilik apsakas? Et see, mille vastu moodi tegutseb, on tegelikult see, millest seda ise usub. See ei jätaks kohtus just head muljet, kas pole? Sa sisuliselt ütlesid, et me peaksime moodit ründama, sest moodi võimaldab genotsiidi ja ajab terrorismi vastast retoorikat. Mis sinu usus siis terroristliku retoorikaga kokku läheb, härra? Igatahes, ma hakkan juba ärrituma, aga ma ärritun alati. Nii et, mis uut naabruskonnas? Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.